mina olen siis Kaisa Hansen ja töötan Tallinna Tehnikaülikooli innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Mektori ja seal ma töötan siis uusettevõtluse juhina. Aga lisaks sellele olen asutanud 2 iduettevõtet, mõlemad on siis seotud rohemajanduse ja ringmajandusega ja lisaks olen asutanud Eesti Ringmajanduse Ühenduse. Natuke siis räägin paari sõnaga oma tööst ka, et selline siis näeb meie innovatsioonikeskus välja. Võib-olla mõned on isegi külas meil käinud, et meil on näiteks tehnoloogiakool ja veel põnevaid programme toimub seal noortele. Et meie innovatsioonikeskus siis asutati juba aastal 2011, ehk siis ta on kõige esimene innovatsioonikeskus Eestis. Ja meie eesmärk on siis toetada ülikooli selles, et ta oleks ettevõtlik ja innovaatiline. Ja meie eesmärk ongi tegelikult olla selline koostööplatvorm teadlaste, ettevõtjate ja üliõpilaste ja koolilaste vahel. Sellepärast, et sellises sünergias tavaliselt sünnivad kõige paremad ideed. Ja üldine visioon on siis see, et Eesti oleks innovaatiline jätkusuutlikus maailmas. Nii siis väike ülevaade, et millega me seal tegeleme, et maja on meil päris suur, meil on seal erinevad keskused, üle 4000 ruutmeetri, et kõige olulisem minu jaoks, kus mina tegelen, on ettevõtluse edendamine ehk siis uusettevõtluse keskus. Lisaks on meil seal veel tehnoloogiakool, kus võib-olla mõned isegi teie seast on osalenud, siis meil on seal tehnoloogiasiirdekeskus, kes aitab siis ettevõtjaid ja teadlasi kokku viia ja neid leiutisi siis turule põhimõtteliselt tuua. Ja lisaks on meil Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskus, et kui tudengitel või ka teil on tulevikus soov uurida, et mis võimalused on USA-s õppimiseks, et siis selline teabekeskus on meil ka majas olemas. Ja mis minu meelest on veel hästi lahe, on see tehnoloogiakool, mis meil tegutseb, et 50 unikaalset töötuba ja selle eesmärk ongi näidata noortele, et tegelikult see robootika ja kõik need tehnilised ained saavad ka olla tegelikult täiesti põnevad, et nad on tehtud hästi lihtsaks ja praktiliseks. Et tavaliselt on need noorte seas hästi populaarsed ja uue programmina on siis ka noore inseneri programm, et see on siis nüüd selle tehnoloogilise poole pealt. Aga mida mina seal siis täpsemalt teen, on just see ettevõtluse pool ja ka see, et kuidas siis tuleviku liidreid ja tuleviku ettevõtjaid arendada ja milliseid oskusi siis vaja tulevikus läheb, et sellega siis mina konkreetsemalt tegelengi. Ja siin on siis paar põhifookusvaldkonda välja toodud, et mis on meie põhitegevused. Ongi siis üks võtmesõna tuleviku jaoks on tegelikult ka interdistsiplinaarsus. See tähendab siis valdkondade ülesus, et kui muidu tavaliselt ülikoolides ühe eriala tudengid näiteks teise eriala omadega väga kokku ei puutu, et siis meie Mektoris loomegi sellise koostööala ja projektiõppeala, kus siis erinevate valdkondade tudengid ja miks mitte ka teadlased ja ka ettevõtted teiselt poolt saavad kokku ja nad saavad sealt ühiseid väljakutseid lahendada ja erinevaid projekte siis läbi viia. Et selline uudne koostöövorm on tegelikult kõige efektiivsem selliste väga lahedate ja innovaatiliste lahenduste loomiseks. Ja lisaks sellele siis on ka meil täiesti eelinkubatsiooni programm olemas, mille nimi on Starter Tallinn, et sinna on oodatud siis kõik gümnaasiumiõpilased, erinevate kõrgkoolide, ülikoolide tudengid ja ka kutsekoolide õpilased. Et selle eesmärk ongi siis see, et kuidas aidata noori sellest ideefaasist ärimudeli faasi ja tegelikult sellega liitudes ei pea isegi konkreetset ideed olema, et see on ka osa programmist, et kuidas üldse tulla ideega välja, et see eeldab seda, et sa tead, mis probleemid maailmas valitsevad. Et sellest kõigest me kohe järgnevalt ka räägime. Ja lisaks on siis erinevad arenguprogrammid, arengumaratonid, innovatsioonisprindid, mida me korraldame. Ja näiteks 0 korrus ongi meil sellise fookusega, et olekski mõeldud noortele, tudengitele ja tudengi startupidele selliseks koostööalaks, et seal on siis innovatsioonihub,
XR-keskus, 3D printimise laborid, Maker Lab ja eesmärk ongi siis see, et oma esimest prototüüpi saaksid juba seal ellu viia. Ja siis tublimaid tiime me ka aitame seal kontori pinnaga, et nad saaksid meie juurest siis edasi teistesse programmidesse ja kiirenditesse minna. Ja paari sõnaga siis räägin ka oma 2 iduettevõttest, mis on minule väga hindamatut kogemust andnud ka selle töö jaoks, mida ma praegu teen. Et siis esimene minu startup, mille ma asutasin, oli 3D printeri materjali uuendamine põhimõtteliselt, et uue materjali loomine ja selle jaoks me kasutasime ringmajanduse ärimudelit ehk siis võtsime puidutööstuse jääkmaterjali, milleks on saepuru ja andsime sellele siis 10 korda suurema väärtuse, kui muidu saepuruga tehakse. Ehk siis see ongi selline üks väga hea näide ringmajandusest ja innovatsiooni loomisest, et sa võtad mingi jääkmaterjali, mida praegu põhiliselt nähakse väärtusetuna ja sa annad talle mingi tehnoloogia abil ja materjaliteaduse abil täiesti uue väärtuse. Ehk siis selle startupiga ma läbisin erinevaid programme, erinevaid võistlusi nii Eestis kui välismaal, näiteks Ajujaht ja Negavatt, Prototron, Tehnopoli inkubaator, Euroopas IIT Climate Kick, et kõiki neid programme väga soovitan omast kogemusest, et kui kellelgi tulevikus on ka oma ideega soovib areneda, et siis võib minu käest vabalt küsida nõu, et võin soovitada erinevaid programme, kuhu võiks veel edasi minna. Ja teine startup, selle nimi on Compact ja tema siis on vastukaaluks Tricularile, mis on selline füüsiline ja hästi tehnoloogiline toode, siis Compact on digitaalne toode, et siis on mul hea ülevaade, et kuidas see erineb, et kui sa arendad digitaalset toodet versus füüsilist toodet. Et muidugi füüsilist toodet on raskem arendada, kuna sinna on vaja rohkem ressurssi ja see on kallim ja ajamahukam, aga digitaalset toodet on selles mõttes natuke lihtsam arendada, et kui sa saad endale paar head arendajat tiimi, et siis sul seda ressurssi ja mingit masinavärki ja sellist asja nii palju ei ole vaja sisse osta või luua ja arendada. Aga Compacti eesmärk on siis ka keskkonna valdkonnas positiivset mõju luua, et meie eesmärk on siis aidata ettevõtetel saada kliimaneutraalseks läbi selle, et me aitame ettevõtete töötajatel kujundada jätkusuutlikke ja keskkonnasõbralikke harjumusi. Ja see on tegelikult väga suur väljakutse, et kuidas üldse inimeste harjumusi muuta. Ja sellepärast me hakkasimegi mõtlema, et kuidas seda kuidagi efektiivsemalt ja innovaatilisemalt teha. Et siis üks põhiline komponent meie idee juures on juturobot, mis siis sinu ettevõtte töötajatega igapäevaselt räägib ja annab selliseid väikseid lihtsaid nippe ja nõuandeid, et kuidas oma jalajälge vähendada. Ja eesmärk ongi näidata, et tegelikult see keskkonnahoidlik käitumine ei ole üldse keeruline, vaid et kui sa võtadki väikeste sammude kaupa, iga päev tegelikult teed neid väikseid tegevusi natukene teistmoodi, et siis kollektiivselt on sellel tegelikult väga suur mõju. Et selles mõttes ei tasu arvata, et üksik indiviidil on kuidagi väike mõju, et tegelikult saame igaüks panustada. Ettevõtte jaoks on siis selline positiivne muutus, et kui sinu töötajad on keskkonnasõbralikud, siis tegelikult ettevõte hoiab ka kulusid ja ressursse kokku. Et selles mõttes on tore näha, et see vastutustundlik ettevõtlus on praegu ka Eestis hästi levinud ja ettevõtted tegelikult kõik vaatavad sinna suunda, et see on ka seotud globaalsete trendidega, millest ma ka kohe jätkuvalt räägin. Aga Compactiga samamoodi läbisime erinevaid programme ja võistlusi, et läks päris edukalt, et võitsime päris mitmeid auhindu ja saavutasime häid kohti. Aga nüüd siis natuke nendest globaalsetest megatrendidest. Vahele veel ütlen ka seda, et kui teil tekib mingeid küsimusi, et siis võite küsida põhimõtteliselt vahele, lihtsalt oma mikrofoni unmute ida
või siis kirjutada sinna chati. Aga kui te kirjutate, et siis ma palun korraldajatel mulle märku anda, et on mingi küsimus tekkinud, kuna mina ise praegu ei näe seda, kui te kirjutate, kui ma oma ekraani jagan. Et kui praegu on mingeid küsimusi, et siis andke märku või kirjutage ja siis korraldaja mulle siis ütleb loodetavasti. Nii, aga lähme siis edasi. Et globaalsed megatrendid, mis meie maailma mõjutavad töökultuuri ja kogu seda elu meie ümber. Et siin on nüüd hea selline ingliskeelne slaid, et ma räägin selle eesti keeles ka arusaadavaks. Et esimene megatrend ongi see, et tehnoloogia areneb tohutu kiirusega, et 90% maailma andmetest on loodud ainult viimase 2 aasta jooksul ja arvatakse, et aastaks 2020 on 1 triljon objekti juba ühendatud asjade internetti. Ehk siis asjade internet on üks märksõna, mis kindlasti hakkab mõjutama meie elu. Ja muidugi siin on palju võimalusi kõikide nende megatrendide juures, aga on ka teatud riske ja valdkondi, mida peab väga tõsiselt arvesse võtma, et kõik need arengud läheksid just meile ja inimkonnale ja keskkonnale soodsas suunas. Ja mis on veel huvitav fakt, et kui aastal 2017 juba ühe mängu, mille nimi on Go, võib-olla teate seda mängu, et juba tehisintellekt suutis võita seal kõige paremat mängijat. Ehk siis kindlasti jah, see tehisintellekt on ka üks võtmesõna, mida kindlasti paljud natukene kardavad, aga siin on jällegi, et kui ettevõtted ja valitsused teevad efektiivselt koostööd ja suudavad nagu seda arengut õiges suunas juhtida ja kontrollida, et siis tegelikult, kui teda õigesti rakendada, siis ta loob ikkagi võimalusi juurde. Teine megatrend on muidugi see globaalne rahvastiku kasv, mida me teame, et aastaks 2050 on meid võib-olla juba 10 miljardit, et see kasvab ikkagi tohutu kiirusega, kuigi muidugi Eestis on pigem vastupidine olukord, Eestis rahvaarv just kasv väheneb ja inimkond pigem vananeb, ehk siis selle vananema põlvkonnaga peame seda väärtust, mis seal tegelikult peidus on ja mida praegu ei rakendata, peame hakkama järjest rohkem kasutama ja ka noored peavad harjuma sellega, et tulevikus, kui te töötate, et siis teil on väga erinevaid generatsioone töökohtadel. Et peate oskama siis erinevate põlvkondadega koostööd tegema ja hästi läbi saama. Et see on üks märksõna. Ja mis on veel huvitavat, on see, et Aafrika ja Aasia hakkavad meile järele tulema, ehk siis seal hakkab see tarbimisühiskond õitsema, mis tähendab, et jällegi ressursse läheb tohutult juurde vaja, on vaja toota rohkem tooteid ja nii edasi, et seda kindlasti peaks jälgima, et see ei läheks nagu liiga koormavaks. Ja muidugi see, et varsti on meil tööturul uus põlvkond, uus generatsioon, ehk siis Z-generatsioon ja veel järgmine. Et siis tuleb arvestada, et nende soovid ja vajadused on ka tegelikult hoopis teistsugused võrreldes vanemate generatsioonidega. Ja mis siin veel on, kolmas megatrend on see, et toimub järjest ikkagi kasvav linnastumine. Et 1,5 miljonit inimest iga nädal liituvad erinevate suurlinnadega, ehk siis linnastumine ikkagi süveneb. Et siinkohal peavad valitsused jälgima, et kuidas ikkagi seda elu maapiirkondades ka ikkagi hoida. Sellepärast, et täiesti ära linnastuda Eesti kontekstis, et see juba praegu näitab negatiivseid arengutrende, aga samal ajal see kaugtöö võimaldamine ja kõik see, et selle eesmärk ongi, et soodustada ka seda, et maapiirkondades ikkagi see elu säiliks. Ja nagu näha, siis aastaks 2030 juba ennustatakse, et 66% inimesi elab linnades.
ja majanduskasv muidugi siis ka on sellega seotud, et enamus sellest või üle poole siis toodetakse linnades. Nii, siis 4. megatrend on see, et selline sotsiaalne vastutus, ja lisaks inimesed on nagu digitaalselt kogu aeg ühendatud. Et see on nagu positiivne trend, et see sotsiaalne vastutustunne ja vastutustundlik ettevõtlus, et kõik see on kasvutrendis. Et 2016 tehti 22 triljoni dollari ulatuses investeeringuid sellistesse vastutustundlikesse valdkondadesse. Aga samas, mis siin veel välja toob, on see, et ikkagi tarbimine kasvab just nagu sellise kogemuse saamise tarbimine. Et see on kindlasti positiivsem kui asjade tarbimine, et inimesed väärtustavad rohkem kogemusi asjadele. Aga et see tarbimiskultuur, et see muutuks, et sellega kindlasti läheb veel aega, kuigi on positiivne, et nooremate generatsiooni puhul on juba näha, et see mõttemaailma muutus toimub, et saadakse aru, et see raiskav tarbimine ei ole kuidagi jätkusuutlik. Siis järgmine globaalne megatrend on see, et ikkagi see keskklass arenguregioonides hakkab jõudma samale tasemele, kus näiteks meie praegu oleme. Ja nagu ma mainisin, et see ka nõuab järjest rohkem ressursse, et aastaks 2025 ongi siis 50% juba nendest arengumaadest jõudnud kõrgemale tarbimistasemele ja sellega siis kaasnevaid riske tuleb kindlasti käsitleda. Ja viimane ja kõige olulisem megatrend, millest ma natuke räägin ka pikemalt, on siis ressursside piiratus. Ehk siis aastaks 2050 ennustatakse, et kogu see kala, nagu te teate, et ennustatakse, et ookeanides on rohkem plastikut kui kalu, et see on sellega seotud, et tegelikult see on päris tõsine teema, millega kindlasti tuleks tegeleda. Ja samuti taastumatud ressursid, mida hetkel ikkagi kaevandatakse tohututes kogustes, et nendele tuleb ikkagi alternatiive leida ja tuleb vaadata, et kuidas saab investeerida rohkem taastuvasse energiasse näiteks ja nii edasi. Ja selle kasvava globaliseerumise ja rahvastiku kasvuga on seotud ka see, et on vaja toota rohkem toitu, ehk siis aastaks 2050 ennustatakse, et on vaja juba 59% rohkem toitu vaja toota, mis eeldab seda, et meil on viljakad põllumaad, viljakas muld, et selles mõttes see on üks suur probleemi koht praegu maailmas, et seda vilja kandvat mulda jääb järjest vähemaks. Et see on erinevatel põhjustel, et näiteks, et on massiline loomakasvatus, mis hõlmab enda alla tohutud maa-alad, siis on erinevad monokultuurid, mis kurnavad mulda ja lisaks kasutatakse tohutult pestitsiide ja erinevaid taimekaitsemürke, et siin tuleb kindlasti korralikult investeerida jätkusuutlikesse praktikatesse. Ja esimene risk tegelikult, millega ka vähe tegeletakse, on see, et veepuudus on tegelikult kõige suurem kriis maailmas juba praegu. Et meil siin Eestis on veel olukord hea, et saame kraanivett juua, aga mõnedes maailma riikides on juba see kriis käes, et ei ole enam puhast joogivett. Ja see on samuti siis, kõik on omavahel ühenduses tegelikult. Et see, et kuidas me oma toitu kasvatame, ehk siis põllumajandus, kui palju seal mürke kasutatakse, kui palju sellest voolab põhjavett, läbi merede põhjavette ja nii edasi. Et siin on päris palju tegemist ja probleeme, mida lahendada. Aga siit natukene siis megatrendide teemal, et mis näiteks, milliseid valdkondi meie ülikoolis praegu
arendatakse, et kus tehakse teadus- ja arendustööd. Teile selliseks näiteks, et kõige hästi suur teema praegu on targad ja jätkusuutlikud linnad ehk siis ja uus märksõna on ka kliimanutikus, et kuidas linnades seda elu siis ikkagi järjest keskkonnasõbralikumaks muuta, et vastu pidada ka sellele rahvastiku kasvule ja autostumisele ja nii edasi. Siis teine suur valdkond on digitaalne transformatsioon, et sellega te olete kindlasti kursis, et Eestil on see digiedulugu päris hästi läinud, aga kindlasti on ka arenguruumi ja veel võimalusi, kuhu liikuda. Ja samuti toimub siis digitaliseerimine tööstuses ja transpordis, isesõitvad autod, samuti asjade internetiga ühendamine, et 5G võrk ja nii edasi. Ja mis veel näiteks siis tuua siit välja, et päikeseenergeetika ja nanomaterjalid, et see on väga tänuväärt arendustöö, et kindlasti juba praegu väga suure potentsiaaliga ala. Ja lisaks siis siin erinevad põnevad spetsiifilisemad valdkonnad, et näiteks biorobootika, küberturvalisus ja meretehnoloogia ja nii edasi. Aga natukene siis ühest suurest megatrendist veel, mis on meil Euroopas. Nüüd uus trend on Euroopa Liidu rohelepe, et see on ka siis seatud kliimaneutraalsusega, et Euroopa tahab saada aastaks 2050 kliimaneutraalseks ja selle tõttu siis ka tulevad erinevad regulatsioonid liikmesriikidele, aga samas tuleb ka tugimeetmeid nii-öelda. Et investeeritakse lausa 1 triljon eurot selleks, et seda kliimaneutraalsust tagada ja et oleks selline õiglane üleminek siis erinevatest valdkondadest sinna kliimaneutraalsetesse alternatiividesse. Ja seda nimetatakse siis roheleppe selliseks Green Deal Call on selle nimi, et see on selline tugimeede, mille all on 11 alateemat. Ja tegelikult need 11 alateemat võite ise pärast guugeldada, et nad ongi hästi seotud nende samade megatrendidega, mida ma eelmisel slaidil lahkasin. Et just jätkusuutlik põllumajandus, targad ja nutikad linnad, tööstuse üleminek rohe- ja ringmajandusele, digipöörde toetamine, et kõik see. Et see on väga positiivne selline arengusuund, et on nagu väga lootustandev. Ja sellega seoses ka tekivad uued ärimudelid, et siis näiteks ringmajanduse ärimudelid ja linnade rohestamise kavad. Ja ühe slaidiga veel räägin ka ringmajandusest, mis on ka üks megatrend praegu üle maailma, et ka Eestil on ambitsioon selles osas, et aastaks 2030 juba oleks meil ringmajandus siin juurdunud ja see saavutataksegi siis läbi koostööprojektide, et see on ka üks tuleviku märksõna, et koostöö, et peavad panustama nii riik, ettevõtted kui ka ühiskond ja üksikindiviidid. Ja Eesti riik hakkas siis ringmajanduse arengukava koostama aastal 2018 ja selle aasta lõpuks peaks see siis valmima. Et see on ka selline positiivne arengusuund, mis hakkab meie tulevikku ja tulevikutööd ja kõike seda mõjutama. Et näiteks Eestis on ringmajandus praegu veel suhteliselt, ta ei ole nii levinud, et paljud ikkagi ei tea, mida see täpsemalt endast kujutab. Et tulevikus on kindlasti juba praegu on näha, et iga ettevõtte juures näiteks on mingisugune keskkonnateadlikkuse ekspert tööl, et järjest rohkem hakkab selliseid ametikohti tekkima. Et inglise keeles on näiteks mingi sustainability manager, et selliseid töökohti nagu paar aastat tagasi veel isegi ei olnud. Et selles suhtes tuleb mõelda, et kui kiiresti need trendid arenevad ja pilku tuleb kogu aeg peal hoida, et mis need tuleviku töö valdkonnad üldse on. Et ringmajandus kindlasti siin mängib väga suurt rolli. Ja natukene siis veel ajenditest, et miks need muudatused üldse toimuvad praegu. Et ongi see ressursside kallinemine, nagu ma märkisin, et taastumatud maavarad, et need saavad lõpuks otsa, et tuleb leida taastuvaid alternatiive, mida tegelikult on juba leitud ja
mis töötavad väga hästi, aga lihtsalt neisse tuleb investeerida, et näiteks laialdasemalt kasutada. Teine on siis tarbimismentaliteedi muutus, millele teie kõik kaasa aitate, mis on väga positiivne. Siis on tehnoloogiline areng ja regulatiivne surve, mis tulebki siis näiteks Euroopa Liidu poolt ja erinevad liikmesriigid siis peavad neid uusi kavu rakendama. Ja mis siin kaasa aitab, ongi siis materjali ja tootearendus, lisaks disain. Et kui jällegi mõtlete, et mis need tulevikutööd üldse on, et siis ükski ongi, et materjaliarendus on tegelikult tohutu potentsiaaliga. Et kuidas asendada näiteks kogu seda plastikpakendite monopoli. Et praegu hästi palju tehakse tööd erinevates teadusasutustes just selle kallal, et kuidas neid alternatiivseid biolagunevaid ja komposteeruvaid materjale toota ja igasuguseid teisi materjale ka. Ja jällegi ettevõtete vaheline koostöö on märksõna ja toormevahetusskeemid, kus näiteks ühe ettevõtte jääk on teise ettevõtte sisend. Näiteks Taanis see toimub väga hästi ja seal näiteks ongi nii, et üks ettevõte toodab mingit jääksoojust, aga ta ei lase seda lihtsalt nii-öelda aknast välja, vaid see suunatakse siis teise ettevõttesse, kes saab seda kasutada. Või samamoodi, et ühel jääbki järgi, on mingi puidutööstus, jääb järgi saepuru, et ta ei põleta seda lihtsalt seal ära, vaid ta annabki selle järgmisele ettevõttele, kes võib-olla väärindab seda 10-kordselt ja saab uue toote luua. Et sellised nutikad ärimudelid on kindlasti üks suur teema, aga sellest võib täitsa eraldi mitmetunnise loengu teha. Et vaatame siiski neid tööturu mõjutegureid nüüd natukene lähemalt. Et jällegi, kui vahepeal on mingi küsimus tekkinud, et siis võib kohe kirja panna sinna chatti ja võin pärast on siis olemas mul, kui on küsimuste aeg, et saab kohe vastata, et muidu teil läheb arvatavasti meelest ära. Nii, et mis siis veel meie tööturgu mõjutavad tulevikus? Et natuke ma juba siin eelnevalt juhatasin sisse ka seda teemat. Aga jah, kogu see tehnoloogia areng, et see areneb nii kiiresti, et jah, see on kindlasti väljakutse, et sellega kaasas käia. Et digitaliseerimise kasv, seoses sellega on võimalus kaugtööks, tootmise automatiseerimine, üleüldine automatiseerimine, et praegu, mis on näiteks sellised monotoonsed tööd, et läbi aegade on neid kogu aeg automatiseeritud järjest nutikamate tehnoloogiate ja masinatega, et see trend kindlasti jätkub ka tulevikus. Teine on siis tegurite grupp on struktuursed tegurid, et ongi siis selline üldine majanduskeskkond, riigi elatustase, sõltub ka kindlasti sellest, et kas hetkel on mingi kriis või ei ole, et see mõjutab päris korralikult. Tööjõu nõudlus ja pakkumine, tööturu oskusvajadus, juhtimiskultuur. Et kindlasti on ka see hästi oluline. Pärast poole räägime sellest ka pikemalt. Rahvastiku arengud muidugi, demograafilised muutused, nagu ma juba mainisin, et põlvkonnad, eri põlvkonnad hakkavad rohkem töökohtadel kokku saama. Et ei ole nii, et nagu koolis, et oled oma vanustega ainult klassis, vaid hakkadki seal oma ema vanustega koostööd tegema ja hiljem ka veel noorematega, et sellest peab olema valmis, et saab nagu kõigiga läbi. Ja muidugi sisse- ja väljarände tasakaal, et näiteks praegu on ju suur projekt, et ehitada tunnel Tallinna ja Helsingi vahele, et siis see kindlasti lihtsustab seda tööjõuvahetust. Muidugi seal võib olla ka positiivseid ja negatiivseid faktoreid, aga et saada 30 minutiga Tallinnast Helsingisse, et siis kindlasti juba see toob kaasa väga suuri muutusi. Et kõige sellega peab olema kursis. Ja aga lähmegi siis siit edasi, et siin paremal pool on jah veel mainitud, et hargmaisus, et näiteks ongi, et elad siis Tallinnas, Eestis, aga käid siis Soomes tööl, mis tegelikult praegu juba toimub ka, aga tulevikus siis tänu tunnelile saaks see olla veel nagu efektiivsem. Ja globaalne tööturg, et kuna meil toimub siin sisse- ja väljaränne ja arvatavasti see süveneb lähiaastatel, et peab arvestama ka sellega, et meil tuleb erinevat välismaist tööjõudu, et sellega tuleb ka arvestada töökohtadel, et me peame olema suutlikud nendega ka koostööd tegema ja kohaneda ja muidugi võõrkeele oskus tuleb siin siis suureks plussiks. Ja kindlasti mingid töökohad kaovad
mingid töökohtade sisu kindlasti muutub, et mingeid arenguid kindlasti tekib, mida me praegu ei oskagi ette ennustada. Nii, siin on siis üks huvitav selline küsitlus, mis tehti Y-generatsiooni seas, et Y-generatsioon on siis minu generatsioon ehk siis aastatel 1980 kuni 1995 sündinud noored. Et mida siis nemad nagu arvavad, et mis on põhilised väljakutsed, mille ees me järgneva 10 aasta jooksul seisame. Et siis nagu näha ongi hirm, et on tööpuudus, aga tegelikult trendid näitavad, et pigem võib tekkida tööjõupuudus. Eestis vähemalt, kuna meil rahvastiku pealekasv on väike, et siis just neid talente on vähe ja nende järele võib tekkida selline võistlus ettevõtete vahel, et kes saab selle kõige parema töötaja endale. Muidugi teine siis väljakutse, mis on õigustatud, ongi ressursi nappus. Kolmas on siis kliimamuutus ja keskkonnakaitse ja neljas on siis ebavõrdsus sissetulekutes ja jõukuses. Et kindlasti need on väga aktuaalsed suured probleemid, millega tuleb tegeleda. Et neid probleeme võitagi uurida ise ka hiljem iseseisvalt, et kui mõtlete, et kui tahate ise nagu midagi algatada näiteks, et siis mis probleeme tasub lahendada. Nii, vahepeal küsin, et ega ühtegi küsimust ei ole tulnud, muidu ma siin muristan järjest, lähen edasi. Ei, küsimusi ei ole tulnud, aga äkki mõni soovib nüüd küsida? Jah, või võib kirjutada, sest ma lähen hästi kiirelt edasi selles suhtes, et ma olengi selline kiire, et aga pange kirja, kui midagi nagu tekib, et siis pärast on nagu soov vastata. Aga lähme siis edasi, et PwC tegi sellise väga põneva uuringu, hästi põhjaliku, et aastal 2034 sellist tuleviku töömaailma versiooni. Et siis neli erinevust, et kollane, punane, roheline ja sinine. Et kollane on siis selline, kus on inimene ennekõike, et on sotsiaalsete väärtuste ja kogukonna ettevõtmiste õitseng ja selle väärtustamine ja ühisrahastuse abil siis toetatakse just eetilisi ja jätkusuutlikke brände ja töötajad otsivad mõtestatud ja tähendusrikast tööd. Et siin keskel on selline noolekestega näitab ka, et kuhu suunda siis need erinevad maailmad nagu rohkem lähevad. Et kollane on siis selline kollektivism, et kogukonnatunne ja sellised väiksed ettevõtmised. Siis roheline maailm on natukene sarnane, aga rohkem siis sinna keskkonnavaldkonda, et ettevõtete põhiväärtus ongi siis see, et nad toodavad keskkonnale kasulikke tooteid või teenuseid, sotsiaalne vastutustunne on hästi kõrge ja seda nõuavad nii kliendid kui ka töötajad ja töötajatele siis pakutakse eetilisi väärtusi, mõtestatud tööd ning töö ja eraelu tasakaalu. Ja punane maailm on siis selline, kus innovatsioon on üle kõige ja seetõttu siis valitsevad väikesed äriühingud, pigem kus on väikesed tiimid, et ei ole selliseid suurkorporatsioone ja töötajatele pakutakse paindlikku ja autonoomsust ja mitmekesiseid väljakutseid ja seda siis iseloomustab selline projektipõhine ja digitaalne ja agiilne töö. Et sul ei pruugigi olla mingit ühte kindlat töökohta, kus sa 9–5 iga päev käid, vaid sa oledki selline vabakutseline põhiliselt ja sa võidki töötada mitme erineva projekti, mitme erineva ettevõtte jaoks. Et see on ka juba praegusel ajal juba täitsa reaalsus. Aga sinine maailm siis seal allpool on siis selline vastand, et kus korporatsioon on ikkagi kuningas ja on kapitalismi ja suurte äriühingute võidukäik ja fookus on siis kasumil ja kasvul ja globaalseks turuliitriks olemisel. Ja korporatiivne karjäär siis eristab rikkaid vaestest ja proovitakse siis kliendile võimalikult sobivat
toodet või teenust pakkuda ja pigem nagu valitseb individualism, mitte siis sotsiaalne vastutustunne. Et praegu isegi ma kutsuks üles kõiki kuulajaid, et nüüd, kui te kuulsite ja vaatasite neid erinevaid 4 töömaailma, et siis kirjutage mulle sinna chati, et milline teile tundub nagu kõige selline toredam versioon tulevikust. Et kirjutage lihtsalt kas kollane, punane, roheline või sinine. Et siis ma pärast vaatan ja loen kokku, et kui palju, milline maailm siis hääli sai, et kuidas teile tundub, et millises tahaksite teie tulevikus elada. Et seda oleks põnev teada. Nii. Nii, lähme siis nende tuleviku tööoskuste juurde. Vastuseid tuleb, väga tore. et ma valisin välja siis 7 tuleviku tööoskust, mis erinevate uuringute põhjal siis on tulevikus väga märgilise ja olulise tähtsusega. Ja lisaks siis oma kogemusest ka, mida ma näen juba praegu, et mis on väga olulised ja järjest olulisemaks lähevad ja millest on tegelikult praegusel ajal ka puudust. Ja ma panin, nad ei ole otseselt tähtsuse järjekorras, aga lihtsalt siis mingis järjekorras. Et esimene kõige olulisem tegelikult, mis on nii juhiks olemisel kui ka heaks tiimimängijaks olemisel, on emotsionaalne intelligentsus. Ja sellest siis kohe ka pikemalt. Et see lühend on ka EQ, mis on siis nagu tuleneb IQ-st. Ja sellel on 5 elementi, on siis eneseteadlikkus, oma meeleolude valdamine, enese motiveerimise oskused, empaatiavõime ja sotsiaalsed oskused. Et see põhiliselt siis ongi see, et sa märkad ja tajud ja suudad analüüsida enda mingeid emotsioone ja impulsse ja suudad neid reguleerida. Et sa nagu ei käitu nende emotsioonide ajal, vaid sa nagu mõtled, et okei, praegu ma olen vihane, aga miks ma olen vihane? Ja siis sa nagu analüüsid seda enne, kui sa käitud, ehk siis suudad nagu reguleerida neid. Ja oluline on ka siis see enese motiveerimise oskus, et tegelikult teadlased on juba öelnud, et mina näiteks ei saagi sind motiveerida, et kui sul ei ole ikkagi endal nagu null motivatsiooni, üldse ei ole motivatsiooni sul, et siis on nagu teisel inimesel sind väga raske motiveerida. Et mingi sisemine motivatsioon või selline missioonitunne tegelikult peab olema inimesel. Ja ma tean, et nooremal generatsioonil see kindlasti on, et see on väga positiivne. Kindlasti nagu vanematel ka, aga ma arvan, et noorematel on seda järjest rohkem. Et otsitaksegi sellist eesmärgipärasust ja mõtestatud tööd, et oleks väärtusi, mille nimel töötada. Ja muidugi empaatiavõime on siin suur märksõna. Et lisaks sellele, et sa suudad enda emotsioone ja tundeid ja mõtteid analüüsida ja märgata, et sa suudad mõista ka teise inimese samu tundeid ja seisukohti. Ehk siis suudad ennast asetada teise inimese kingadesse nii-öelda. Et isegi kui ta avaldab mingit arvamust, mis ei ole sinu arvamusega kooskõlas, et siis sa suudad nagu korraks mõelda, et okei, aga miks ta nii mõtleb, et mis nagu põhjused selleks on ja proovid nagu aru saada. Et miks inimene niimoodi mõtleb, mitte ei proovi nagu enda arvamust peale suruda. Ja siis muidugi sotsiaalsed oskused, et koostöösuhete juhtimine muidugi, mis on hästi oluline. Ja just selline juhtimine, et see kasu ei oleks ainult sulle, vaid oleks kõigile osapooltele kasulik. Ehk siis sellise ühise kompromissi leidmine. Ja siis emotsionaalset intelligentsust mõnikord nimetatakse ka sotsiaalseks intelligentsuseks, et ta on osaliselt nagu kattub, aga jah, et selline termin on ka. Et siin ongi siis, et on ka, et oskus tunnetada suhtlemisel teise inimese vajadusi ja soove ning luua inimestega usalduslik suhe. Ja kordan veel, et juhiks ja liidriks olemisel on see emotsionaalne intelligentsus on ülioluline. Ja siin ka üks tsitaat siis ühelt targalt mehelt, et see emotsionaalne intelligentsus tegelikult määrabki ära kuni 90% sinu edukusest tööl. Et IQ on muidugi ka vajalik, aga emotsionaalne intelligentsus on see,
tänu millele sa tegelikult arened ja näiteks ka karjääriredelil tõused. Et neid oskusi, IQ oskusi on sul, tehnilisi oskusi, siis on sul vaja selleks, et tööintervjuule saada, aga selleks, et seda tööd saada, on sul vaja emotsionaalset intelligentsust. Nii, lähme siis teise oskuse juurde. See on hästi oluline oskus, mis võib tunduda natukene iseenesestmõistetav, aga tegelikult ei ole. Tegelikult on see päris suur väljakutse, kogu see elukestev õpe ja kohanemisvõime pidevate muutustega, et kas või nagu meil praegu on, et riigis iga päev mingid olukorrad muutuvad, tulevad mingid uued reeglid, et kui hästi sa suudad kohaneda. Ja samuti tehnoloogia arenguga, et kuidas sa suudad kohaneda, et see, mis sa eile õppisid, see võib homme juba olla täiesti mingi uue tähendusega või tulevad mingid uued faktid, et kuidas sa nagu kogu aeg õpid tegelikult terve elu. Ja siin on selline väike püramiid, mis näitab, et kuidas see õppimine tegelikult meil kõige efektiivsemalt välja tuleb, et kuidas siis see tegelikult peaks käima. Et seal püramiidi tipus näete siis, et kui te midagi loete, et siis te tegelikult omandate sellest ainult 10%. Ja kui te ainult kuulate, siis 20%, aga kui juba hakkate kombineerima neid erinevaid meetodeid, et siis see protsent järjest tõuseb. Et näiteks kui juba teed sellist lihtsat asja nagu teed märkmeid, siis juba see protsent kasvab. Kui sa arutad teistega, teed grupitööd, mida ka muidu ma hea meelega teeks, aga veebiteel on natukene keeruline, aga koolides loodetavasti seda järjest rohkem tehakse. Et siis juba see protsent kasvab seal 70%-ni. Ja muidugi kõige suurem õppimiskoht on siis, kui sa ise õpetad, ehk siis teie õpetajad on kõige suuremad õppijad tegelikult. Ja siit ka tuleneb see, et kui sina tahad palju õppida ja mingit väga efektiivset kogemust saada, siis tulebki ise teha ja ise näiteks mingi koolituse kokku panna. Et selle käigus õpib tegelikult tohutult palju. Ehk siis jah, märksõna õppimise ja kohanemisvõime. Et siin on ka selline huvitav fakt, et 46% praeguste töökohtade sisust muutub suurel määral järgmise 15 aasta jooksul. Ehk siis poolte töökohtade sisu muutub suurel määral ja sellega tuleb kiiresti kohaneda. Ja mis meil aitab siis kohaneda, on selline pidev uudishimu ja soov õppida, pidevalt soov areneda. Ja suur väärtus on ka selle õpitu mõtestamine, et üks asi see, kui sa koolipingis lihtsalt kuulad, aga kui sa suudad ka kaasa mõelda ja võib-olla kohati ka natukene kriitilist mõtlemist kasutada ja näiteks lähed ja uurid mingid asjad ise pärast kodus järgi, et kas ikka on nii, nagu õpetaja ütles või kas on ikka nii, nagu telekas või raadios räägiti, et siis see on ka väga oluline oskus. Ja nii, jah, elukestev õpe, mida ma juba siin mainisin ja siin tulevad need 3 terminit siis, et formaalne õpe, mitteformaalne ja informaalne õpe. Et lisaks sellele formaalsele kooliõppele on väga oluline ka informaalne õpe, mis ongi see, mida sa saad oma hobidega tegeledes, trennis käies, vabatahtlikku tööd tehes ja nii edasi. Niisiis väga oluline oskus on veel probleemide mõtestamine ja probleemide lahendamise oskus. Et see on ka tegelikult palju keerulisem, kui tundub esmapilgul. Et kõige võti on siis selles, et sa pead oskama näha keerukate küsimuste juurprobleeme. Ehk siis enne, kui sa saad üldse mingit probleemi lahendada, sa pead ta ikkagi tükkideks lammutama ja minema süvitsi sellega, et miks see on probleem, kelle probleem see on, kust see tuleneb. Et on näiteks selline harjutus, et küsid 5 korda, miks mingi probleemi juures, et miks see probleem eksisteerib, saad vastuse, siis küsid jälle, et miks, aga miks. Ehk siis selles mõttes see miks küsimus on väga hea juurprobleemi lahkamiseks, et see on täitsa eraldi selline harjutus. Ja Maailma Majandusfoorumi uuringu alusel on see siis võtmeoskus lausa 1/3 kõikidel töökohtadel ja tulevikus kindlasti see arv veel suureneb. Ja mis siin võtmesõna ongi siis see,
et kui mingi probleem tundub esmapilgul liiga suur ja kompleksne, et siis seda tulebki siis hakata jupi haaval lammutama ja lahendama, et võtad ühe väikse jupi sellest ja hakkad lahendamisega pihta, et nii on tegelikult paljude asjadega elus. Ja siin siis Albert Einsteini kuulus tsitaat, et kui temal oleks 1 tund probleemi lahendamiseks, et siis tema võtaks 55 minutit sellest ajast sellele, et siis probleemi peale mõelda ja ainult 5 minutit kulutaks sellele, et lahendusi leida. Ehk siis jällegi näitab, et selleks, et mingit lahendusega või ideega välja tulla, sa pead väga hästi aru saama, et mis probleemi sa ikkagi lahendad. Nii, 4. oskus on disainmõtlemine. Et see on tegelikult üks väga hea võimalus, kuidas neid probleeme lahendada, et see on selline hästi mahukas meetodite ja tööriistade kogum tegelikult, et on selline kliendikeskne metoodika, mida esialgu kasutasid disainerid oma töös, aga Google siis näiteks võttis selle enda protsesside ja probleemide lahendamiseks ja optimeerimiseks. Et seda kasutatakse päris laialdaselt praeguselt, aga tihtipeale teda kasutatakse niimoodi pealiskaudselt, et ja siis jääb see iva või nagu see õppimiskoht kätte saamata. Et hästi oluline on see, et selle disainmõtlemise või disainsprindi läbiviija oleks hästi kompetentne ja suudaks nagu ära seletada, et mida see täpsemalt endast kujutab, et selle jaoks disainmõtlemise kohta tegelikult saab ka mingi paaritunnise loengu teha, aga täna siis natukene lühemalt. Et mis ta põhi nagu etapid ongi see, et kõigepealt sa alustadki selle probleemi defineerimisest ja mõtled, et kellel see probleem on, et hästi nagu empaatiavõimeliselt lähened sellele kliendile nii-öelda, kellel see probleem on või sellele inimesele ja hakkad sealt siis nagu harutama ja erinevad ajurünnakud. Siis alles hakkad neid ideid genereerima ja siis neid valideerima. Lõpuks siis ehitad prototüübi ja testid neid tulemusi. Et see on selline hästi lai metoodika. Ja siis üks uuring veel siin tõi välja, et kasutajakeskse disaini kasutamine on ettevõtetes korrelatsioonis nende edukusega. Ehk siis, kui kasutad seda disaini, siis oled arvatavasti edukas. Ja siin on siis selline väike mudel siis ka disain mõtlemisest, et ta läheb siit ülevalt nurgast selle empaatiavõime osa pealt ja et mis see probleem on, defineeri väljakutse ja mis on see inimaspekt seal juures. Ja sealt ta läheb siis eraldi sinna defineerimise faasi, et miks see on oluline. Hästi palju tuleb teha uurimustööd, et aru saada. Ja siis ta läheb siit seda kollast joont pidi ideede genereerimise poole, et kuidas me siis saame seda lahendada. Seal on erinevad meetodid, kuidas nende ideedega välja tulla, et hästi palju selliseid kastist välja mõtlemise harjutusi ja tööriistu. Ja siis on prototüüpimine ja siis on testimine. Et ta ei ole selline lineaarne protsess, vaid ta on selline lõpmatu protsess tegelikult, et iga faasi juures sa võid minna tagasi sinna esimesse või teise faasi ja vaadata, et miks mingi asi ei tööta. Nii, 5. oskus on selline keeruline sõna nagu transdistsiplinaarsus. Kohe seletan, mis see tähendab. Et tulevikus tegelikult on vaja sellist teekujulist kompetentsi, mis tähendab, et sul on süvateadmine vähemalt ühel alal, aga sa omad mingeid lisateadmisi või lisaekspertiisi veel mitmel alal. Ehk siis, kui praegu ülikoolis läheksid õppima majandust, et siis sa mitte ainult ei oska seda majandust, vaid sa õpid näiteks juurde ka mingit digitaalset turundust, mingit IT-oskusi, veebilehe loomist näiteks, mis iganes. Et selliseid interdistsiplinaarseid oskusi on vaja, see tähendab siis valdkondade ülest ja erialade ülest kompetentsi. Et see on hästi suure väärtusega tulevikus ja tegelikult juba praegu. Et sa peadki ikkagi olema natukene selline multifunktsionaalne töötaja tulevikus.
et sellele tasub nagu väga suurt rõhku tegelikult panna oma tulevikuvalikute puhul. Ja mis siin veel olulist on, et enamus tegelikult ühiskondlikke ja ettevõtlussektori väljakutseid ongi alati transdistsiplinaarsed ehk siis valdkondade ülesed. Ei ole kunagi nii, et mingi probleem on ainult näiteks Keskkonnaministeeriumil riigi tasandil ja teised sinna ei puutu. Tegelikult see on kõik omavahelises sümbioosis, kõik mõjutab üksteist samamoodi nagu looduses mõjutab igasugune asi mõjutab teist. Ja jah, et praeguse õpetamise paradigma on pigem vertikaalne, et seal peaks siis ka selline muutus toimuma. Nii, 6. on siis selline koostöö ja suhtlemisoskus, mis tundub ka selline elementaarne ja lihtne, aga tegelikult ta nii lihtne ikkagi ei ole, et seda oskust tuleb väga palju arendada, eriti just kultuuride ja põlvkondade vahelist oskust, nagu ma seal mainisin ka, et Eestis on tööjõudu pigem vähem ja pigem teda väheneb, mitte ei tule juurde. Ja kui teda tuleb juurde, siis teda tuleb sisserände poolt juurde. Ehk siis välistööjõudu tuleb, et me peame kõik suutma selliste muutustega kohaneda, et kultuuride vaheline kompetents, et kuidas erinevates kultuurikeskkondades hakkama saad ja kuidas sa kohaned sellega. Ja siin jällegi tuleb mängu ka see sotsiaalne intelligentsus, millest me eelnevalt rääkisime, et aktiivne kuulamine, avatus tagasisidele, et need on hästi olulised märksõnad. Ja muidugi eneseväljendusoskus, mida ma ise ka vaatan, et tegelikult on seda ikkagi pigem nagu vähestel inimestel, et koolis kahjuks seda väga palju ei saa harjutada, võib-olla mõnedes koolides juba saab, aga pigem koolides ikkagi istutakse vaikselt pingis, et siis ongi hästi oluline teha mingeid lisategevusi kooli kõrvalt, et kas tegeleda mingite hobidega, käia mingites huviringides ja vabatahtlikku tööd näiteks, et selle kaudu tegelikult õpib tohutult palju, et see eneseväljendusoskus ja enda seisukohta kaitsta ja argumenteerida, et seda oskust on väga vähestel. Ja virtuaalne koostöö ka muidugi väga päevakajaline tänapäeval, et arvatavasti läheb see töökultuur järjest virtuaalsemaks, et kindlasti tuleb siis kurssi ennast viia erinevate tööriistadega, digitaalsete tööriistadega ja juhina näiteks ka mõelda, et kuidas sa siis nagu kaugtöö vormis ikkagi seda tiimi koos hoiad, kuidas sa nagu motiveerid neid inimesi ja hoiad neid pühendunud. Nii, 7. mõtteviis on siis, või tähendab oskus, on lahendustele orienteeritud mõtteviis. Inglise keeles on siis selline nagu growth mindset, kasvumõtteviis, mis eesti keeles tõlgituna nagu ei tähenda päris seda. Ehk siis hästi oluline, mida on ka tegelikult pigem vähe inimestel, on seda, et sa ei takerdu nendesse probleemidesse. Väga oluline on muidugi näha ja märgata ja defineerida neid probleeme, aga sa ei takerdu nendesse, vaid sa näed võimalusi ja kohe hakkad mõtlema lahendustele, et kuidas seda probleemi saab lahendada. Et ei kuluta aega seal mingile hädaldamisele, et on ikka jama probleem, vaid hakkad kohe nagu mõtlema, et mis need lahendused on. Et see on hästi oluline oskus, mida kindlasti tasub endas arendada. Ja teiseks muidugi ka see, et jällegi, et sa ei takerdu enda mingitesse eksimustesse või sellistesse, kui midagi ei lähe päris nii, nagu sa tahtsid, vaid sa näed selles õppimisvõimalust ja arenguvõimalust hoopis. Et mõtled, et mida sa sealt õppisid. Ja hästi oluline on ka tunnetada ära, et mis need sinu talendid ja oskused on, et mida edasi arendada tulevikus. Et koolis ma tean endalgi, et oli nagu raske, et koolipingist tulles sa kohe ei saagi aru, et mis need sinu tugevused on. Et jällegi, et kuidas sa oma tugevustest teada saad, ongi tegelikult see, kui sa oled võimalikult aktiivne ka väljaspool kooli ja lähed ja astud oma mugavustsoonist välja lihtsalt ja võtad mingeid uusi väljakutseid vastu. Ja hästi oluline on ka selline kastist välja mõtlemine ja disainmõtlemine ongi tegelikult siin väga abistav tööriist. Et seal on hästi palju meetodeid ja harjutusi, et kuidas seda loovat mõtlemist arendada. Aga jah, selle kohta peab tegema eraldi töötoa.
ja muidugi kriitilise mõtlemise oskus, millest ma ka enne natukene rääkisin, et sa nagu pimesi ei usu kõike, mida sulle räägitakse, vaid mõtled nagu, et okei, aga miks see nii on või mingi uudis, mida sa kuuled kuskilt raadiost või telekast, et lähed nagu siis guugeldad näiteks ise, et aga kuidas see asi siis ikkagi päriselt on. Ja olla nagu allika kriitiline ka, et see on hästi oluline. Alati pead argumenteerima, et miks sa niimoodi arvad või kust sa sellise info said. Et see on nagu oluline, selline tõenduspõhine lähenemine. Ja siin on üks selline joonis ka, et mis on siis nagu lahendustele orienteeritud või selline nagu positiivne kasvu mõtteviis versus siis nagu selline kinnine mõtteviis. Et siit saate siis kiiresti vaadata, et annab sellise hea ülevaate veel nendest asjadest, mida me rääkisime. Ongi, et igasugune eksimine on tegelikult hea võimalus kasvamiseks, mõtled, et mida sa sealt õppisid ja et väljakutsed on tegelikult võimalused ja need aitavad sul areneda. Ja et usud, et sa suudad õppida ükskõik, mida sa tahad, et isegi kui sa koolis mingis aines võib-olla ei ole nii tugev, et siis tegelikult see ei mängi mingit rolli, et kui sa tahad mingit oskust tulevikus õppida, siis tegelikult inimene on kõigeks võimeline. Et selles mõttes selline positiivne mõtteviis põhimõtteliselt. Nii, viimane slaid lihtsalt niisama huvi tekitamiseks teile, et mis on top 10 liidrioskust. Et seda viis läbi Harvardi selline business review, mis on hästi lahe allikas, mida ma soovitan isegi jälgida teil. Samuti Instagramis saab neid jälgida, et siis tuleb sinna vahele mingit harivat sisu vahepeale sulle. Et mis siis on kõige olulisemad liidrioskused ja siit tegelikult te näete, et need liidrioskused kattuvad suures osas nende 7 tulevikutöö oskusega ka. Et tegelikult need on sellised universaalsed oskused, mida läheb vaja, vahet ei ole, kas sa oled väga hea tiimimängija, oled väga hea selline professionaal või sa oled väga hea liider või juht. Et selline tugev eetiline ja moraalne väärtuste pagas peab olema inimesel ja pead suutma siis ise organiseerida, anda selliseid väga selgeid juhiseid ja nii edasi. Aga põhimõtteliselt võite selle kohta ise kodus uurida, et natuke paar minutit olen üle oma ajast, nii et ma võtaks siis nüüd mõned küsimused, kui on midagi sinna tekkinud. Ja kui on mingeid küsimusi mulle, et siis siin veel näete minu emaili aadressi, et võite alati kirjutada ja võite ka tulla meile külla Mektorisse, et vaadata, millega me seal tegeleme.